Me peame selle odapüssiga toitu hankima. Olgu, me läheme. Ja ma ei suuda oma elevust varjata. See on täiesti pöörane mees. Proovime ära. Oh issand kutid. Täna on meil varuks üks tõeliselt hull episood. Praegu ma liigun selle ranna poole, saate näha, mis minu ümber toimub. Ma olen praegu justkui mingis templis, mis asub rannal. Järgmised paar päeva, kutid, tahan ma ise oma toidu püüda. Aga see pole veel kõik, mehed. Selles suunas ootab meid traditsiooniline Indoneesia kalur, kes viib meid täna esimest korda ühte kohta odapüügile, kus ma pole kunagi varem käinud. See on traditsiooniline koht, mis on väga ainulaadne just Indoneesiale. Ma ei jõua ära oodata, et teid kaasa võtta. Hoiame pöialt, et saame midagi süüa, sest see ongi meie plaan. Hakkame nüüd mööda seda randa minema. Täna läheme kalastuskohtingule. Mina ja siit. Ja tead mis? Parim asi kalastuskohtingu juures on see, et isegi kui sa midagi ei püüa, on sul ikkagi lõbus. Nii et me läheme sinna välja, me anname endast parima, me loodame saada häid kalu, vähemalt loodetavasti, toome selle ära, küpsetame selle ära. Traditsioonilises Indoneesia stiilis. Ma ei tea, mis täna juhtuma hakkab, te tulete kaasa. See saab olema pöörane päev. Hakkame pihta. Kui äge see musta liivaga rand on, mees. See on tõesti uskumatu. Meil Austraalias pole midagi sellist. Vaata seda uskumatut liiva. Meie tänased relvad on see tõeline ilu. 1,2 meetrine harpuunpüss, millel on rull küljes, sest kalad, mida me täna taga ajame, loodame, et näkkab ja saame mõned päris suured kalad. Siin on meil ka sukelduslestad. Mul on selles seljakotis veel mõned muud väiksemad vahendid. Nagu te hästi teate, meil on GoPro, meil on droon ja meil on ka sukeldumismask. Ja see ongi enam-vähem kõik. See on peaaegu kõik, mis selles seljakotis on. Püha taevas, ma higistan nagu nunn kurgipõllul praegu. Siin väljas on palab. Ma arvan, et praegu on 35 kraadi. Ma ei jõua ära oodata, et vette saada, aga kõigepealt peame oma paadi ja kapteni üles leidma. Ma ei tea isegi selle mehe nime. Ma ei tea, kas ta ootab mind. Võib-olla jäetakse meid meie kalastuskohtingul lihtsalt maha. See ei oleks esimene kord, kui mind maha jäetakse. Aga igatahes, läheme edasi. Hei, läheme. Olgu, tänane missioon on paigas. Me peame selle harpuunpüssiga toidu kätte saama. Täna läheme kaugele ja laiale, kutid, kus juhtuvad erilised asjad. Aga kõigepealt peame oma kapteni üles leidma. Ma ei teagi, mis tema nimi on. Ja ma ei tea isegi, kas ta üldse ilmub välja või mitte. Me peame Indoneesias ringi jalutama ja loodetavasti leiame nende paatide traditsioonilise omaniku. Hästi, poisid, see on meie alus. Nii, me hakkame seda välja lükkama. Hästi, ma panen selle koti sisse. Hästi, me läheme. Poisid lähevad. Ja, miks mitte? See kõrvetas mul just praegu selja täiesti ära, kutid. Aga põhimõtteliselt kogu varustus on siin all olemas. Meie kapten on taga, Vajan. Legend! Ta on meid kaasa võtnud. Täna läheme kaugele ja laiale, kutid. Me läheme välja. Nii, ma just küsisin temalt, kui kaua läheb püügikohani. Ta ütles, et natuke üle tunni aja. Nii et mees, meil tuleb suur sõit, kutid. Ta kavatseb panna selle purje üles ja kasutada ka mootorit, sest tal on selle asja taga vist ainult 20 mootor. Nii et hoiame pöialt, et saame natuke tsooni poole liikuda. Aga vaadake seda. Oleme siin ainult mina ja tema Indoneesiast. Käi minema! Lähme, kallis, saame kala. Lähme. Põhjus, miks me täna nii kaugele sõidame, on see, et sõidame umbes tunni jagu täiesti kuhugi sügavale sinisele avamerele. Ja kuulge, las ma ütlen teile, ma ei tea, kas sellel paadil üldse mingit ohutusvarustust on, aga ma lihtsalt hoian pöialt, et me hiljem ikka maale tagasi jõuaksime. Aga igatahes, me läheme kaugele avamerele. Põhjus on selles, et kalad, keda me täna taga ajame, järgivad avamere hoovusi. Ja mida need kohalikud teevad, on see, et nad ehitavad keset ookeani midagi, mis meelitab ligi väikseid söödakala. Ja need suured kalad, ma arvan, järgivad neid väikseid söödakala ja toituvad neist. Nii et just sinna me täna lähemegi. Keset ei kuskid sinises ookeanis. Ja loodetavasti saame ka mõne kala kätte. Oi, see on praegu ikka päris hullumeelne. Vaata neid tingimusi, mees. Ma ei suuda oma elevust tagasi hoida. Meil on siin peegelsile vesi. Kui me täna kala saame, võib see olla parim päev üldse. Tõsiselt, vaata seda. See on sõna otseses mõttes hullumeelne mees. Traditsiooniline paat Indoneesia stiilis. Meil on all harpuunpüss olemas. Me saame neid. Olgu. Nii et te näete, see on see, mille juures me siin kalastame. Seda asja nimetatakse rumpungiks. Ma ei tea, kas ma ütlen seda õigesti. Ma lihtsalt annan endast parima ausalt öeldes. Rumpung, midagi sellist. Kas ma ütlen seda õigesti? Rumpung, rumpang. Nii et põhimõtteliselt, kutid, te näete, need on inimeste tehtud rajatised. Näete, see on lihtsalt, mis on bambus ja sellised asjad. Bambus. See mees siin omab tegelikult seda. Kas pole? Sina omad seda. Nii et tema omab seda ja veel ühte kaugemal. Põhimõtteliselt, kutid, kalad, mida nad siit saavad, on wahoo,
tuunikala, marliin. Nad saavad teate küll kõiki neid häid liike, mähi, kõiki avamere liike. Ma arvan, et nad tulevad ja kogunevad nende rumpungide ümber, mis on keset ookeani. Kapten seal taga ütles just enne, et siin on üle 1200 meetri sügav. See on täiesti hullumeelne. Siin on tohutud kanjonid, mis kaavad lihtsalt ei tea kuhu. Ja see ongi enam-vähem see koht, kus me hakkame olema. Ma arvan, et kalastame ja harpuuniga püüame. Vaata, sööt on kohe siin. Sa näed, kuidas see pinnal keeb. Mees, kus see suur marliin on, kes lihtsalt läbi ujub ja selle ära napsab? Olgu, kapten peab meid kohe selle rumpungi juurde viima. Nii, näete täpselt, mis see on. Mees, see asi on hullumeelne. Nii et kapten kutsus mind just praegu sellele rumpungile. Nii et me tegelikult hüppame sellele peale. Olgu, me seisame praegu rumpungi peal 1100-200 meetri sügavusel vees. Nii et ilmselt näete kõiki neid väikseid kalu seal, kutid, ja just neid söövadki kõik suured kalad. Nii et me põhimõtteliselt ootame, kuni need kalurid ära lähevad ja siis hüppame vette ning loodetavasti saame selle harpuunpüssiga midagi tabada. See on ikka täiesti pöörane, mees. Ma ei suuda uskuda, et me oleme 1100-200 meetri sügavusel vees. Ja ausalt öeldes on see uskumatult sügav, arvestades kui kaugele me oleme sõitnud. Me sõitsime ainult 1 tunni ja juba oleme nii sügavas vees. Kodus Austraalias peaksid sa sõitma tunde ja tunde, et nii sügavale jõuda. Siin pidavad nad saama peaaegu kõike, mida saaksid 1100-200 meetri sügavusel vees. Olgu, meil on taga mahi parv, mille me just märkasime. Ootame natuke ja siis hüppame sisse. Mis sa arvad? Hiljem. Hiljem. Ma arvan, tead, natuke päike selline. Ja. Nii et ootame, kuni päike natuke madalamale vajub ja siis hüppame vette ning püüame kindlasti mõned neist mahidest kinni. Olgu, kapten andis meile just loakutid. Paneme varustuse selga, teeme oma esimese triivi sellel rumpungil. Loodetavasti pöidab pihus saame siit midagi head, sest meil on vaja hiljem söögi tegemiseks toitu hankida. See ongi väljakutse, mees. Ma arvan, et ta on mind üles voolu paigutanud. Triivime sellest mööda ja siis teen mõned ringid selle ümber. Selline on igatahes plaan. Kas oleme siin korras, kapten? Korras. Hästi, siin on kõik korras. Lähme vette. Näeme teid seal. Lähme. Joo. Mõne inimese jaoks on see nende kõige hullem õudusunenägu. 1200 meetrit vett ja siin üksinda harpuuniga kalastamas. Aga minu jaoks see on paradiis. Olgu, ruunpong on seal kauguses, nii et me jõuame sinna. Loodetavasti saame kala. Lähme.
see tuli otse minu ette. see on kuldne mahimees. Vaata seda asja, see on nagu hobune. Meil on hiiglaslik mahi. See asi tuli sõna otseses mõttes otse minu ette ja lihtsalt jõllitas mind mees. Ma lihtsalt kiiresti lüüdasin GoPro sisse ja tegin talle korraliku surmava tavamuse, võtsin ta kohe maha. Pärast seda ta enam valu ei tundnud. Ma ei teagi, kui suur see asi on, aga see on suur mees. Wuhuu, me tegime selle ära! Jah! Oh, kapten! Legend mommies. Oh. Olgu, kutid. Ma panen selle asja nüüd tagasi maha. Me tegime selle ära. Suur tänu, kapten. Sa oled kõva mees. Jay, vaadake seda kohe, kutid. Meil läheb ära hästi. Saime tuunikala. Saime seal ühe nahkse kätte. See hiiglaslik mahi, mille ma sain. Veel üks väiksem mahi. Vaadake seda praegu, kutid. Päike loojub praegu vulkaani kohal. Ja vaadake seda. Teedsime korraliku saagi. Poisid, palju paremaks enam minna ei saa. Vaadake seda. Meil on siin kohe hiiglaslik vulkaan. Päike loojub silmapiiri taha. Olete seda korra kuulnud, olete seda 2 korda kuulnud, aga just selle nimel me elamegi. See oli üks läbi aegade pöörasemaid sukeldumispärastlõunaid, kutid. Ma ei tea, kas te näete mu selja taga, aga seal on paat. See on tegelikult meie kapten, kutid. Ta tuleb praegu sisse, sest eile, kui me selle kala püüdsime, ütles ta mulle, tule külla, ma näitan sulle mõningaid traditsioonilisi Indoneesia viise, kuidas seda kala valmistada. Nii et põhimõtteliselt, kutid, me teeme koos nende inimestega ühe kokkamise. See saab olema hullumeelne, me õpime nii palju erinevaid uusi tehnikaid. Olen kindel, et saame teada, kuidas siin süüa tehakse ja kuidas nemad seda teevad. Ja ma ei saanud sellest võimalusest loobuda. Te teate mind, ma olen palju üksi rannas süüa teinud. Ja las ma ütlen teile, mõnikord läheb mul ikka täitsa metsa. Nii et on hea, kui kohalikud teevad mulle rannas traditsioonilist toitu. Loodetavasti lõkke kohal ja midagi sellist. Nii et jah, saab olema äge. Me hakkame nüüd alla minema, ta kohtub minuga seal rannas ja me hakkame kohe pihta. Nii, me oleme nüüd siin all, hakkame kohe siin ja praegu lõket tegema. Näete, et hakkab kala puhastama. See on see triggerkala, mille me eile püüdsime. Mida sa siin teed? Sa lihtsalt koorid naha maha. Nagu te näete, kutid, sellel kalal on väga tugev nahk. See on hullumeelne. Olgu, sina teed. Vaata seda. Ta lihtsalt koorib selle kala nahka maha. See ongi kõik. Sellel pole enam nahka peal. Vaata seda. Täiesti ilma nahata. See ongi kogu kala siin. Olgu, ta võtab lihtsalt lõpused ja sisikonna välja. Sa näed seda siin? See näeb väga puhas välja. Lähme järgmise juurde. Meil on siin igast kalast üks. Nii et sa näed, siin on päästikkala, mis see on? Meil on ambrakala ja siin sees on üks kollauimtuun, mille ta püüdis. Ja siis kui see väike mahi, mille me saime, suure mahi, kas sa toitsid sellega oma perekonda või müüsid selle maha? Ma andsin oma vennale. Sa andsid selle oma vennale? Minu vennal oli pidu. Pidustus? Mis see on? Mis pidu? Mille puhul see oli? Sünnipäev, pulmad? Ma tean, eks. 3-kuune beebi. 3-kuune beebi. Olgu, see suur kala, mille me eile kätte saime, läks 3-kuuse beebi tähistamisele. See on lihtsalt äge teada, et see legend siin annab selle ära. Meie tõime selle suure kala, mis on väga lahe. Praegu ta puhastab seda amberjacki. On midagi väga huvitavat selles, kui vaatab, kuidas teised inimesed kala puhastavad ja kuidas nad seda teevad. See on lihtsalt väga põnev. Te teate, et mind näeb iga nädal kala puhastamas. Mõnikord mulle meeldib vaheldust tuua. Vaadata, kuidas teised inimesed seda teevad ja erinevates kultuurides, näiteks siin Indoneesias. Loodetavasti saame õppida mõnda asja, mis on täiesti erinevad sellest, kuidas meie seda teeme. Mees, need kuked taustal kirevad kõvasti, aga igatahes hakkame nüüd süüa tegema. Praegu paneme tule ülesse. Nii, näete, ta teeb sellele kalale praegu sisselõikeid. Vaata, kui ilus see liha välja näeb. See on väga valge, kas pole? Ta teeb sellele lihale peaaegu samamoodi sisselõikeid nagu mina. Kutid Austraalias, kus me teeme lihale sisselõikeid ja paneme kõik maitseained sinna sisse. Nii et näete, kuidas see erinevatesse kultuuridesse üle kandub. Olgu, meil on praegu tuli all. Ma arvan, et hakkab valmistama veel mingisuguseid koostisosi, mida kala peale panna. Nii et lähme vaatame täpselt, mis toimub. Küüslaup läheb sinna sisse. Mis see on? Mägi. Okei, see on mingi maitseaine, ma arvan, mille ta praegu sisse paneb. Ja mis on? Sool. Mis see on? Sool. Mees, ta segab seda seal korralikult. Seda nimetatakse ketšupiks. See on natuke teistsugune kui meil.
see on nagu magus sojakaste siin, seda ta sinna panebki. Üks asi, mida ma olen märganud, on see, et nad armastavad siin seda ketšupit. See on nagu magus sojakaste, tegelikult on sellel väga-väga hea maitse. Nad panevad seda peaaegu kõigele. Olgu, ta võtab praegu kala, tal on siin see grillrest. Ma arvan, et ta paneb kala sinna grillresti sisse. Ta laob neid praegu üksteise peale. Olgu sa näed, et kala hakkab praegu ilusat värvi võtma, ma arvan, et ta lisab nüüd selle maitseaine segu, ta just avas selle. Sa näed, et ta paneb seda just nendesse väikestesse soontesse, kuhu ta need lõiked tegi. Näeb tõesti hea välja. Üks asi, mida ma olen märganud, on see, nad teevad mõnusa aeglaselt hõõguva söepõhja. Ja mida ta teeb, on see, et ta kasutab seda ventilaatorit ja hoiab seda aeglaselt põlemas. Tal ei ole tugevat tuld, vaid pigem aeglane kuumus. Ja see peaks kala ühtlaselt läbi küpsetama. Nii et jah, see on midagi, mida ma õpin. Olgu, ma arvan, et ta keerab seda praegu ümber. Vaata seda. See näeb uskumatult hea välja. Sellel kalal hakkab praegu tõesti ilus värv tekkima. Näed, et see hakkab küpsema, kui silm muutub selliseks piimjaks. See näeb täiesti uskumatu välja. Sa näed, et kala küpseb siin. Ma olen märganud, et siinsetes kultuurides armastatakse magusa ja soolase kombinatsiooni. Ja täpselt seda me siin ka teeme. Meil on sool, mis annab sellele tõeliselt soolase maitse. Ja siis on see magus sojakaste, mida nad nimetavad tšetšapiks, mis annab sellele magusa maitse. See loob kalal sellise mõnusa kontrasti. Tekitab tõeliselt hea maitse. Ma olen väga huvitatud nägema, kuidas see välja kukub. Ma pole kunagi varem seda tüüpi kala söönud. Ja see on täiesti uskumatu, et see tohutu kala, mille me eile harpuuniga püüdsime, läks tema venna juurde, kellel on nende lapse 3 kuu täitumise suur pidu. Sellepärast ma seda teengi, kutid. Selleks, et siin olla. Et saaksime jagada kala, mille me püüame. Jagada seda kohalike inimestega. Õppida tundma nende kultuuri, õppida, kuidas nad siin kala valmistavad. Sellepärast me seda teemegi. Nii äge. Vaata seda kala praegu. See küpseb täiega. Meil on päikeseloojang käimas, meil on paadirool kohe seal. Te teate mind. Tavaliselt kokkame üksi, ainult koos teiega. Aga mõnikord, teate küll, mulle meeldib natuke vürtsi lisada. Me käime uutes kohtades, kohtume uute inimestega. Ja see kapten kutsus mind, ma arvan, siia, et koos temaga süüa teha. Ja ma ei saanud keelduda. Ma pidin teid kõiki kaasa võtma. Ja, see on äge, me õpime praegu väga palju. Ma pole kunagi varem seda kala söönud. Ja ma olen väga, ma arvan, elevil, et seda proovida. Vaatan, kuidas see alla läheb. See saab olema vinge, kutid. See päikseloojang on ka lihtsalt imeline. Nii, mis see on, mida sa peale paned? Okay. Ma ei tea, mis see on. Olgu, see lõhnab väga imelikult. Bali piranha? Bali piranha. Balipärane. See on krevetist. Krevetist. Nagu näed, ta paneb sinna maitseaineid, ma arvan, söe peale, mis ilmselt annab maitset. Ma arvan, et kõikidele kaladele praegu. Siin on küüslauk, sibul ja palju chillit. Ma arvan, et nad maitsestavad selle otse kala peale, kui see valmis saab. Tundub, et oleme siin peaaegu valmis, kutid. Ta pani siia, ma arvan, mõned banaanilehed valmis. Jah, see liha kukub lihtsalt kondi küljest ära, näete ise. Nüüd segad sa selle kõik kokku. Olgu, ta segab selle kõik praegu kokku. Mehed, selles segus on nii palju chillit, kutid. See paneb mul kindlasti karvad rinnale kasvama, see on kindel. Aga see on praegu täiesti uskumatu. Meil on päikeseloojang, kõik särab, näete, on kuldtund. Meil käib siin praegu kokkamine. Paadid on taustal. See saab olema nii äge. Ma ei jõua ära oodata, et seda proovida. Okei, kutid, ma arvan, et nüüd on tõehetk käes. On aeg selle toidu kallale asuda. Võtame natuke kala. Võtame siit natuke seda maitseainet. Kapten on siin samas. Tema juhatas mind eile kala juurde. Meil on toit olemas. Proovime selle ära. See paneb karvad rinnale kasvama, mees. See on nii vürtsikas, aga nii hea. Okei, pidime veel ühe asja võtma, et episoodile punkt panna. Captain, tervisek. Aitäh sulle kala eest ja et sa selle mulle valmis tegid. Selle nimel me elamegi, kutid. Kala küpsetamine, kala söömine. See osa oli tõeliselt äge. Aitäh, et te minuga liitusite. Te teate, kui väga ma teid armastan. Palun pange like ja tellige kanal, kui te pole seda veel teinud. Ja kohtume järgmisel pöörasel seiklusel. Palju armastust, näeme!